Hei, täna räägime millestki, mis puudutab paljusid meist väga sügavalt. See on see näriv väärtusetuse, häbi ja süütunne, mis võib meid terve elu saata, ilma et me isegi päriselt teaksime, miks. Ja selleks, et neid varjatud haavu paremini lahti mõtestada, toetume Juha Klaavu tööle. Alustamegi sellest kõige olulisemast küsimusest, eks. Miks me tunneme ennast vahel, põhjani vigasena? Justkui oleks meie olemuse sügavas tuumas midagi fundamentaalselt valesti. See on tunne, mis võib meid kummitada aastaid ja mürgitada kõike, mida me teeme. Ja siin on kohe üks oluline mõte. Need tunded ei ole sinu süü. See ei ole mingi isiklik läbikukkumine. Tegelikult on need väga tihti hoopis sümptomiks ühele nähtamatule haavale. Haavale, mis on tekkinud väga-väga varases elus ja mida me isegi ei pruugi mäletada, aga mille mõju on meiega terve elu. Okei, nüüd läheme natuke sügavamale. Et sellest haavast aru saada, peame kõigepealt selgeks tegema kahe mõiste vahe. Mis on tunne ja mis on seisund. Ja usu mind, see erinevus on võtmetähtsusega, et kõike edasist mõista. Mõtle niimoodi. Tunne on ajutine, see on nagu vihmasabin. Sa oled vihane mingi konkreetse asja peale või kurb, et midagi juhtus. See tuleb ja läheb. Aga seisund, see on midagi palju enamat. See on nagu kliima, milles sa elad. See on totaalne, kõikeulmav olemise kogemus. See ei ole tunne millestki, vaid see ongi sinu täie terviklik olemus sel hetkel. Ja vot just nendest sügavatest seisunditest me räägimegi. Ja esimene selline sügav seisund on see, mida allikas nimetab ahastuse universumiks. See on sisemaailm, mis tekib siis, kui pisikese lapse emotsionaalsed vajadused jäävad rahuldamata ja ta kogeb emotsionaalset purunemist. Siit tsitaat siin tabab naela pea pihta, eks. Imiku jaoks on emotsionaalselt puruks rebitud saamine nagu surmakogelus. Tema olemine sulandubki sellesse ahastuse universumisse, kus iga hetk on lihtsalt puhas äng. See pole mingi tavaline kurbus, see on totaalne eksistentsiaalne ohtus. Aga kuidas üks imik millegi nii kohutavaga toime tuleb? Tal on selleks ellujäämismehhanism nimega dissotsiatsioon. Ja see on sisuliselt psüühika viis end kaitsta. See lihtsalt eraldab meele sellest kogemusest. Lülitab välja. Vaatame seda protsessi korraks lähemalt. Kõigepealt juhtub midagi, mis on lihtsalt liiga palju. Absoluutselt üle jõu käiv. Teiseks, mõistus ei suuda seda enam töödelda. See on nagu süsteemi ülekoormus. Ja kolmandaks, kaitseks tekib justkui lõhe, mis eraldab sinu mina sellest tundest. Lükkab selle teadvusest eemale. See on tegelikult ju geniaalne, aga samas ka kohutavalt traagiline viis ellu jääda. Nii, liigume edasi järgmise seisundi juurde. Mis sünnib emotsionaalsest hülgamisest? Ja see on läbistav üksindus. Ja ma rääkisin tavalisest üksildusest, see on midagi palju sügavamat. Et ellu jääda, pöördub laps sissepoole. Ta ehitab enda ümber kaitsva müüri. Ja see loobki seisundi, mida allikas kirjeldab kui autistliku laadi üksindust. See on täielik isolatsioon välismaailmast. Müür, mis küll kaitseb, aga samal ajal ka vangistab. Ja see viib meid ühe kõige segadust tekitavama emotsioonini, mis sellest traumast välja kasvab, raev. Selline seletamatu viha, mis võib tunduda täiesti põhjendamatu, aga millel on tegelikult väga sügavad juured. Kujuta hetkeks ette seda segadust imiku maailmas. Inimene, kes peaks olema armastuse ja turvalisuse allikas, muutub ka õuduse ja valu allikaks. See on ju lapse jaoks täiesti arusaamatu olukord. Ja just sellest segadusest ja valust sünnibki see mõistetamatu, justkui paigast ära nihkunud raev. Hea küll. Aga kuidas siis sellest kõigest välja tulla? Allikas ütleb, et esimene ja kõige olulisem samm on mõistmine. Lihtsalt selle valu tegeliku põhjuse äratundmine ongi juba tervenemise algus. Kogu selle valu tuumas on tegelikult need lapses sõnastamata küsimused, miks sa mind hülgasid, miks sa mind ei armastanud, ja just need küsimused ongi selle sügava väärtusetuse tunde taga. Ja siin ongi kogu asja võtti. Tervenemine ei alga süüdistamisest, vaid mõistmisest. Sellest arusaamast, et see väärtusetuse tunne, see ei ole kunagi peegeldanud seda, kes sa päriselt oled. See oli lihtsalt ellujäämismehhanism, reaktsioon olukorrale, mis oli sinu jaoks talumatu. Ja lõpetamegi ühe lootustandva mõttega. Mis siis, kui selle haava olemuse mõistmine ongi tegelikult esimene samm selle parandamiseks? See ei pruugi valuhetkega kustutada, aga see annab sellele tähenduse. Ja see avab ukse vabanemisele süütundest ja häbist. Aitäh, et kaasa mõtlesid!